Tere päevast kõigile kuulajatele. Mina olen naistearst Kai Haldre, töötan Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku viljatusravikeskuses. Ja tänase ettekande või väikse sellise loengu teema on siis naise üleminekuiga ja tänapäevased seisukohad hormoonasendusravi kasutamisel. Ja võib-olla tundub esmaselt imelik, et miks viljatusravikeskuse naistearst räägib siis üleminekueast ja hormoonasendusravist, aga muidugi puutume meie oma keskuses eriti kokku erinevate hormonaalsete ravide ja seisundite ja mõjutamistega, samamoodi ka siis enneaegse menopausiga ja loomulikult käib meil kõigil, olenemata kus me töötame, me puutume ikka oma igapäevatöös kokku väga erinevas vanuses erinevate vajadustega naistega, nii et seetõttu siis on minu teema täna selline. Ma siis alustan natukene kaugemalt, et kui suurt osa ja mis vanuses naisi siis see tänane teema puudutab. Milline on siis praegusel hetkel teada, et naiste oodatav eluiga Eestis? Kui me vaatame siis, mis see oodatav eluiga üleüldse on, siis see on selline rahvastikustatistikas kasutatav näitaja, mis siis kõneleb sellest, et kui palju aastaid antud aastal sündinutel on elada jäänud, kui tulevikus siis suremus ei peaks muutuma. See suremus on kindlasti kõikuv ja ega me seda ette ei tea, kui me mõtleme siin koroona ajal, et siis äkki meil see suremus muutus ja meie näitajad jälle muutusid, aga ütleme, see on selline rahvusvahelises võrdluses kasutatav märk ikkagi, et anda mingi kontekst, et kus me siis oma elustandardi ja eluga oleme. Ja praegu me teame siis Statistikaameti alusel, andmete alusel, et siis need inimesed, kes olid sündinud 2023. aastal, et siis naistel läheb natuke paremini kui meestel ja mis on nagu väga iseloomulik ja see puudutab ka väga paljusid teisi tervisenäitajaid, et kõige olulisem meie elatud eluaastates on meie haridustase. Et seda on läbi paljude aastate, läbi paljude riikide ja uuringute näidatud, et haridus määrab meie terviseseisundi. Need suunad on muidugi väga erinevad ja erisuunalised, miks see need mõjurid, et miks see niimoodi välja kukub, aga niimoodi tema on. Ja ka sellel graafikul te siis näete, et kui on kõrgharidus või siis keskeriharidus, sellisel juhul on praegu sündinutel siis isegi peaaegu 86 aastat naistel elada jäänud. Ja vastavalt siis haridustasemele siis 9 aastat vähem nendel, kellel on haridustee jäänud lühemaks. Nüüd oluline ei ole mitte ainult see oodatav eluiga, vaid oluline on loomulikult tervena elatud eluaastad. Ja siin me näeme ka, et väga oluline niisugune erinevus tuleb sisse, et kus kõrgharidusega inimestel on Eestis siiski 15 aastat enam antud tervena elatud aastaid võrreldes siis põhiharidusega inimestega. See on väga oluline number ja väga oluline informatsioon, mis peaks neid kõiki mõtlema panema, et mida me siis saaksime ikkagi teha, et meie elu teine pool ja elu viimased aastakümned mööduksid selliselt, et me saame ikkagi jätkuvalt elus olla aktiivsed. Ja ma arvan, et see põhiline, mida me sooviksime siis vältida, on ühest küljest see, et me muutume võib-olla väga sõltuvaks väljaspoolsest abist, väga sõltuvaks ka meditsiinisüsteemist ja teisalt, et meil ikkagi mõistus säiliks samuti kaua selgena, et me saaksime iseendaga hakkama. Ja ma arvan, ja elu on seda näidanud ja ka minu arstikogemus on seda näidanud, et kui võtta asi suuresti enda kätte, siis väga suurel osal inimestest õnnestub ka oma tervist mõjutada. Nüüd naiste vananemine on erinev meeste vananemisest selles mõttes, et naistel ikkagi toimub seal kuskil 50. eluaastal väga murranguline hetk, et kui kaovad ära menstruatsioonid, siis kogu see hormonaalne ümberkõlastus, mis on varasemalt olnud, see muutub radikaalselt ja seda viimast menstruatsiooni nimetataksegi siis menopausiks. Nii et meestel samamoodi hormonaalne staatus muutub aja jooksul, aga see muudatus on selline järk-järguline. Nii et mis meid siis tabab, on siis ühest küljest kõik need protsessid, mis on lihtsalt vananemisega seotud, aga naistel siis kindlasti lisandub see murrang, mis juhtub seetõttu, et munasarjad lakkavad töötamast ja hormoone tootmast. Nüüd munasarjade funktsioneerimine, see tähendab siis naissuguhormoonide tootmine, lõpeb siis naistel 45-55 eluaasta vahel, need keskmiselt kuskil 50-51 eluaastal.
Loomulikult on vahel mingid haigused, kus on vaja munasarjad näiteks eemaldada ja siis see võib olla hoopis varasemalt, aga siis, ja nagu ma laususin, siis viimast menstruatsiooni nimetatakse menopausiks, aga vahel võib juhtuda niimoodi, et see viimane menstruatsioon on hoopis varakult, juba enne 40. või 45. eluaastat. Sellisel juhul on sellel ka erinevad nimetused ja see eristamine on oluline just sellise ravi ja ravi lähenemise aspektist. Nii et nagu te näete, siis sellist enneaegset menopausi siis kuni 40. eluaastani see esinemissagedus erinevatel andmetel on 1–3,7% ja varaseks menopausiks loetakse siis seda, kui menstruatsioonid jäävad ära enne 45. eluaastat, et kuskil 12% naistest. Muidugi ei ole see inimene ju niimoodi, need on kõik sellised kunstlikud piirid toodud, et inimene ei ole ju niimoodi, et eile olin 39 ja täna 40, et selle sünnipäevaga siis toimub suur hüpe. Et siin me peame vaatama ikka inimest kui tervikut ja ütleme, see on teatav selline kontiinum, et kui ikkagi üsna varakult juba enne 45. eluaastat menstruatsioon ära jääb, et siis me peame vaatama ka, millised on kaasuvad situatsioonid ja mõtlema sellele, et igal juhul püüda siis vähemalt mingiteks aastateks seda puuduvat naissugu hormooni asendada, millest tuleb nüüd järgnevalt juttu, et miks see on nagu nii oluline sellise üldise tervise säilitamisel. Nii et võttes seda eelmist informatsiooni kokku, võin ma siis öelda, et selline isiklik vananemise ja nagu oma tervise eest väga teadlikult hoolitsemise plaan tuleb ikkagi teha vähemalt 30–35 aastaks pärast viimast menstruatsiooni, aga loomulikult sellist isikliku vananemise plaani tuleb alustada juba noores eas, aga kui seda ei ole varasemalt alustatud või mõeldud oma tervise teemadele, siis see üleminekuiga on kindlasti see hetk, kus tuleks väga paljud terviseteemad korraks üle vaadata ja läbi mõtestada. Nüüd munasari, tuletan veel kord meelde, munasari on oluline loomulikult viljakuse aspektist, siin valmib munarakk naistel aga teisalt on siis see selline organ, nii nagu meil on palju muid organeid, ta on endokriinorgan, ta toodab selliseid bioloogiliselt aktiivseid aineid. Ja endokriinorganid on ka meil näiteks kilpnääre ja kõhunääre ja et meil on mitmed organid kehas, mis erinevaid hormoone toodavad ja nende tasakaal on ülioluline selleks, et meie keharakud oskaksid funktsioneerida ja omavahel koordineeritult funktsioneeriksid. Nii et kõige olulisemad hormoonid, mida munasari siis toodab sellel perioodil, kui menstruatsioonid veel käivad, on siis östrogeensed hormoonid. Lisaks ka progesteroon. Progesteroon tuleb kollaskehast, kui menstruatsioonid käivad ja on menstruaaltsükli keskel ovulatsioon, et see on see koolibioloogia, võib meelde tuletada. Ja lisaks toodetakse naistel ka munasarjades androgeene, mida me kutsume küll meessuguhormoonideks, aga eks nad on kõik ühed inimese hormoonid, kuna mehed toodavad ka kõiki neid samu hormoone, aga lihtsalt nende hormoonide vahekord on erinev naistel ja meestel. Nii et kõige olulisem see, mis hakkab meie tervist ja erinevaid organeid mõjutama, on muidugi see östrogeense hormooni tootmine. Lisaks sellele toodab munasari veel palju bioaktiivseid aineid, aga paraku ei ole teadus ka veel nii kaugele jõudnud, et oskaks nüüd päris iga aine ületootmise või alatootmise kohta väga täpselt öelda, et mis see edasine mõjur on. Aga östrogeeni ja ka kindlasti progesterooni ja androgeenide mõjusid on siis kõige enam uuritud. Ja ma tahan veel öelda seda, et kui see munasari lakkab töötamas, siis ütleme niimoodi traditsiooniliselt on siis seostatud seda naise elu, et tema viljakas iga lõpeb. Nüüd antud kontekstis see on ka kindlasti tõsi, aga palju olulisem on see, et see munasarja töö lõppemine, sellega on seotud hoopis väga tugevalt meie ajutegevus, et seda nagu vahele ei seostata, et mis asi see menopausi järgne ja eelne periood on ja et kas see nüüd on võrdusmärgina peaaegu viljaka ja lõpp, siis tegelikult ma ütleksin seda hoopis, et see on nagu ajutegevuse väga suure mõjuri niisugune olemasolu ja selle ajutegevuse kõigutamine, et see on nagu see peamine, mis kaebused ka tekivad. Nii et siin on väga oluline roll nendel hormoonidel kogu elu vältel. Kindlasti siis, kui on väga järsud hormonaalsed muutused, on tegelikult, mida inimene tunneb ja tajub ja kui see elukvaliteet võib muutuda, see on ikkagi nende hormoonide mõju meie ajutegevusele.
Nüüd lihtsalt väike ülevaade või arusaamine, et kuidas need östrogeensed hormoonid, ka teised hormoonid, kuidas nad inimese kehas üldse toimivad. Nad saavad toimida niimoodi, et erinevates kudedes, nii meestel kui naistel, on siis sellised väikesed struktuurid rakkude pinnal, mida nimetatakse retseptoriks. Kui hormoon vabaneb, jõuab mingisuguse keha rakuni, siis ta teisiti oma toimet ja selle rakule korraldusi anda ei saa, kui üle selle retseptori. Ja seda on siis ka uuritud, et kus siis kehas on nii mehel kui naisel kõige enam neid östrogeeni retseptoreid, samuti millised on need erinevad retseptorite klassid ja kuidas vastavalt siis see mõju on. Nii et siin on, me ei lähe nüüd detailidesse, aga lihtsalt siin on näha, et kindlasti on meestel ja kindlasti on naistel ja väga oluline, kus need retseptorid on kindlasti luud, on emakas, on veresoonkond, nii süda kui veresoonte seinad, äärmiselt oluline rinnanääre, aga nagu ma mainisin, juba siis erinevad struktuurid ajus. Nüüd, mis siis juhtub, kui äkitselt ühel heal päeval, tihtipeale on ka mingit sellist kõigutamist, et juba menstruatsioon jääb ära mõneks kuuks või pooleks aastaks, siis ta taastub jälle, või on juba enne menstruaalsükli häireid ja võivad juba erinevad kaebused tekkida paar aastat enne viimast menstruatsiooni. Aga mida siis selle östrogeeni puudulikkusega naine siis tunneb? Nüüd on vaadatud suuremaid uuringuid suuremates maades, et pärast menstruatsioonide lakkamist tunnetab vähemalt 80% naistest ühte või enamat ebameeldivat aistingut. Muidugi see tunnetamise määr ja kuidas see elu segab, võib olla väga erinev, aga kõige sagedasemad on niisugused mõjurid või niisugused kaebused, millega ka arsti juurde pöördutakse, on siis äkilised kuumahood ja higistamine ka keset ööd, mis ei lase magada. Suurenenud väsimus ja unehäired. Need unehäired võivad olla ka isoleeritult, et ei olegi mingit higistamist ja kuumahoogu, aga lihtsalt ei saa magada. Liigeste ja lihaste valulikkus, mida enne ei olnud ja mida ei oska kohe sellega seostada, et saabunud on üleminekuiga. Samuti sellised imetabased südamepuperdamise hood, mida varasemalt ei olnud. Nagu ma mainisin, siis väga suur mõju ajule, sellepärast et ka see termoregulatsiooni või kuuma-külma regulatsiooni keskus on ju naisel ja mehel ajus. Et see mõju sellele keskusele, aga samamoodi siis ka meeleolule. Nii et selline nimetatakse anhedoonia või üldine alanenud meeleolu, et seda on väga paljud naised märganud, et nagu põhjust ei ole, aga ei suuda nii suuresti rõõmustada nagu võib-olla varasematel aastatel. Samuti selline ebamäärane ärevustunne, depressioon isegi kuni depressioonini. Samuti selline ebamäärane tunne, mida on teinekord isegi piinlik ümbritsevatele öelda, et näed, ma nüüd unustan ja ma ei suuda keskenduda ja ma olen kuidagi udus, et mis mul viga on või olen süüdi lausa, aga see on kõik siis östrogeeni puudulikkusest ajule. Et nimetatakse sellist ajuudu või inglise keeles siis brain fog. Võivad ilmneda ka isegi enne viimast menstruatsiooni peavalud ja migreenid, ka näiteks naistel, kellel varasemalt ei ole olnud. Et jällegi ei osata tihtipeale seostada, et selles vanuses see võiks olla seotud sellise kas hormonaalse kõikumisega või lausa siis selle munasarjade töö lakkamisega. Kui see östrogeeni puudulikkus on juba kauem kestnud, siis hakkab tekkima tupekuivus ja sellega seoses siis ka ärritustunne välistel suguelunditel ja sellest tulenevalt siis nii naistel kui meestel valulikkus seksuaalvahekorra ajal, kuna tupe sissepääs ei märgu nagu vastavalt võib-olla kui varem oli. Nüüd östrogeeni retseptorid on ka kindlasti põies ja ureetras ja seetõttu ka seal, kui toimub selline kudede natuke kärbumine, verevarustuse vähenemine, limaskesad muutuvad õhemaks, võib tekkida selline nagu ärritunud põis, et on vaja kogu aeg urineerima minna, ka kuni uriinipidamatuseni, sellel võib muidugi olla ka teisi põhjusi, aga ka puhtalt östrogeeni puudulikkusest võib see olla ja samuti vajadus öösel siis korduvalt tualetti minna, mis omakorda siis häirib juba ööune. Et see urineerimishäired ja võib-olla see tupekuivus vahel ei osata seostada, et ütleme, menstruatsioon on seal 50-selt ära jäänud, tegelikult ei olnudki suurt häda või niisugust vajadust arstile pöörduda, aga need kaebused tekivad näiteks 60+ vanuses ja siis ei tule inimene ega teinekord ka arst selle peale, et mis selle põhjus võiks olla, et otsitakse põiepõletikku või midagi muud, aga tegelikkuses on see primaarne põhjus ikkagi östrogeeni puudulikkus siis seal tupe piirkonnas. Siis hakkab kujunema nahakuivus. See nahakuivus on kindlasti ka vananemise tunnus, et naha eest peab siis hakkama ikkagi juba siis selles
elu viimases kolmandikus väga hoolega hoolitsema. Võib muutuda maitsemeel, tekkida suukuivus ka, et ei oska kohe mõelda, et millest see nüüd äkki niimoodi imelik on või nagu muutunud. Hammaste lagunemine, igemeprobleemid, östrogeniretseptorid on kindlasti ka suus, nad kindlasti mõjutavad ka suukeskkonda, aga väga täpselt ei ole teada ja seda pole lihtsalt uuritud, et millised need täpsed mehhanismid on, et kas siin näiteks hormoonasendusravist tegelikult ka mingit abi on just selle piirkonna limaskestadele, erinevalt siis näiteks tupelimaskestale. Hakkab muutuma meil nägemine, hakkame vajama prille ja mis on väga märgatav ja seda me teame ka ütleme sellest, mis Eestis on uuringud tehtud, et hakkab suurenema kehakaal. Öeldakse nii, et 50-60 eluaasta vahel keskmine kaalutõus on seal 7-10 kilogrammi. Et kui sellele juba varasemalt, kuna põhiainevahetuse vajadus, kaloraaži vajadus väheneb juba 40+, et kui me sellele kehakaalu teemale nagu tähelepanu ei pööra, siis see tulebki niimoodi hiilivalt. Üks asi on see põhiainevahetuse vajaduse vähenemine, kaloraaži või energiavajadus väheneb. Teisalt on muidugi see, et kui me saame vanemaks, siis meie eluviis ei ole võib-olla nii füüsiline enam, kui me sellele teadlikult nagu tähelepanu ei pööra. Nii et selline vähesem liikumine ja ka kindlasti östrogeeni mõju. Östrogeeni mõju on pigem see, et see raskude ladestub ringi, et ta ei ole enam võib-olla niimoodi näos või ülakehas, aga ta kipub kogunema sinna vööpiirkonda. Nii et sellest tulenevalt siis muutub ka inimese kehakuju. Ja me teame seda, et 45-55 Eestis vähem kui pooled naised on normkaalus, et rohkem kui pooled naised on siis kas ülekaaluga või juba päris rasvumisega. Ja siis seotuna nii nendest kehalistest muutustest, ajule muutustest, hakkab ka esinema selline teema, et nagu seksuaaliha tundmise vähenemine, et sellist spontaanset seksuaaliha või seda naised tunnevad, et tajuvad, et see on nagu teistmoodi, samas selline orgastilisus või valmisolek sellise seksuaalse sisuga tegevusteks, et see ei pruugi muutuda, aga just selline spontaanne, et see võib käia kaasas ka sellise alanenud meeleolu ja üldise sellise anhedooniaga. Siin on jälle skemaatiliselt kõik need muutused toodud, et veel kord üle korrata, et erinevate piirkondade kaupa siis, et siin vasakul pool on siis üleval kesknärvisüsteem, kus võivad siis tekkida, nagu ma mainisin, ajutegevusega kuumatood, unehäired, meeleolu muutused, kognitiivsed muutused, migreenid, seksuaalhäired, ma panin siia punased jooned, et need on väga erinevasuunalised, küll üle selliste kehaliste kui vaimsete teemade, ka selle, mis inimest ümbritseb, suhted, mured seal võib-olla laste ja vanemate pärast ja nii edasi. Urogenitaalsüsteem, nagu ma mainisin, tupekuivus ja ka põieteemad ja muutused siis ka kiiresti hakkavad tegema muutused siis nahas, limaskestades, juuste ja kehakarvade kasvus. Et need kõik on hormonaalselt sõltuvad, aga alati muidugi ei ole nii lihtne neid mõjutada. Et just see näiteks kollageen ja elastiin, et need on samamoodi siis sõltuvad hormonaalsest tasemest. Nüüd ja kehakaal, metaboolsed muutused, seda me mainisin ja siis lihaste poolt on just oluline aru saada, et nii naistel kui meestel, kuna väheneb meessuguhormooni tase, siis hakkab vähenema ka lihaste, väheneb lihasmass, sarkopeenia nimetatakse, valud liigestes, osteoporoos on siis luu hõrenemine. Nii et kui me oma lihaste eest ei hoolitse, midagi nende heaks ei tee, siis 80. eluaastaks on ikkagi pool lihasmassist kadunud. Nüüd, kus siis kõige selle juures on siis, milline on koht siis hormoonasendusravil naissuguhormoonidega? Ma pean ütlema seda, et minu kogemus siin 35 aastat näitab, et üsna Eestis, see oli juba ammust aega, on valitsev selline tihtipeale kahjuks selline irratsionaalne hormoonihirm, et olles nagu igapäevaselt töötades erinevates olukordades, kasutan ma ju oma töös pidevalt erinevaid hormoone, ma näen, kuidas need mõjuvad või kui põhjendatud see hirm on, et siis juba see sõna hormoon tihtipeale on nagu sellise negatiivse
konnotatsiooniga, et kui isegi nagu võib-olla mõistvata meditsiini kaugele inimesele ka, et hormoon ja hormoon on erinevad asjad ja et ütleme see, kui mõnda hormooni ei ole, et siis on ka nagu meil ju väga suur häda käes, näiteks minu pärast insuliin ja diabeet, et kui ikka diabeetik insuliini ei saa, siis ei ole see elu väga pikk ja samamoodi näiteks kilpnäärmehormoon, et kas üle- või alatalitus, see väga mõjutab kogu keha ja sama puudutab siis ka erinevaid, mida me kutsume suguhormoonideks, siis nagu ma mainisin, siis östrogeensed hormoonid, progesteroon, meessuguhormoonid. Nii et alati on olemas mingi mõistlik nii-öelda vaade sellele hormoonide kasutamisele ja ma arvan, et selles osas ongi mõistlik arstiga nõu pidada. Mida siis tänapäevaseks on teada? Et ütleme, kes on lugenud võib-olla mingit informatsiooni või mingeid legende, mis pärinevad siin eelmisest sajandist, et siis tänaseks on ikkagi väga palju asju ümber vaadatud ja väga palju uusi preparaate ja on ka vaadatud väga palju sellist kogunenud, ma ütleksin, sellist teadusinformatsiooni, mis põhineb mitte mingil väiksel mõnekümnel või mõnesaja inimese uuringul, aga siin on ikkagi kümned tuhanded inimesed taga, keda on siis uuritud, jälgitud pikema aja jooksul ja jõutud siis tänaseks järgmistele järeldustele. Et kui seda hormoonasendusravi naissuguhormooni östradioliga kasutada, siis pikas perspektiivis on sellel väga positiivne toime veresoonte seintele, et seda veresoonte nii-öelda rahvakeeles lupjumist, et seda on võimalik siiski edasi lükata, kindlasti luu hõrenemisele, ajutegevusele, näiteks need menstruatsioonide lakkamisest tekkinud unehäired, kognitiivse võimekuse häired, meeleolu langus, siis ka ütleme kuumahood, need on ikkagi põhjuslik ravi, on see östrogeen asendada, et inimene tunneb ennast koheselt hoopis teistmoodi. Ja samuti siis tuppelimaskestale hormoonpuudulikkusest kujunenud põievaevustele, et need mõjud ja positiivsed mõjud on ära tõendatud. Meessuguhormoonide tase samuti langeb ja väga paljud patsiendid küsivad mu käest, et aga kas ma peaksin ka näiteks seksuaalliha puhul või tuppevaevuste puhul, et kas ma võiksin ka meessuguhormooni juurde kasutada, siis tänasel hetkel ei ole täpselt teada, et mis see doos võiks olla või mis see tase siis veres võiks olla, sest ega see veres määramine ei korreleeru tihtipeale nende kaebustega. Et seetõttu ei ole siin päris rahvusvahelist konsensust ja väga harva mõni patsient on omalt risikol siis proovinud kasutada ja vaadanud, kas tal on midagi paremat või ei ole. Aga me teame seda, et muidugi ka meessuguhormoonil on meie keha niisuguse tasakaalu säilitamisel väga oluline roll. Nüüd väga oluline sõnum, et selle hirmu taustal on tegelikult see teadmine, et need naised, kes on kasutanud pikemalt hormoonasendusravi ja alustanud koheselt pärast viimast menstratsiooni, võrreldana siis nende naistega, kes seda ei ole kunagi teinud, siis nendel, kes kasutasid hormoonasendusravi, kuna nii oluliselt väheneb südame-veresoonkonna haiguste risk, siis nende suremus on väiksem. Nii et üleüldine suremus siis võrreldes erinevaid rühmasid, kes kasutasid ja mitte, väheneb nendel, kes on hormoonasendusravi õigel aegselt alustanud ja kasutanud. Et seda tihtipeale ei teata, aga seda infot on nüüd viimastel aastatel väga palju publitseeritud. Ja isegi on pandud konteksti, et kui me mõõdame siin oma kolesterooli ja head ja halba kolesterooli ja võib-olla triiglütseriide, et siis hormoonasendusravi kasutamine õigeaegselt ja õige pikkusega, et mitte liiga lühidalt, siis see vähendab südame-veresoonkonna haiguste riski isegi rohkem kui see vererasvade profiili korrigeerimine, mis on samuti ülioluline ja millest meie tublid kardioloogid ju väga palju on ka meedias kõnelenud, et seda tasub kindlasti kõigil lugeda, et millest siin nagu see moment on. Ja nagu ma mainisin juba, ülioluline on siis hormoonasendusravi alustamise aeg ja kasutamise pikkus, et kui valel ajal, kui juba veresooned on lupjunud, et siis alustada, nagu siin kunagi Ameerikas tehti siin 30 aastat tagasi, et siis temast muidugi enam kasu ei ole. Ja kui teda kasutada siin ainult mõni kuu, et siis samuti sellist suurt efekti ei saabu. Nii et siin on seesama joonis, mida ma teile ennem näitasin ja kui te siin näete, siis mul on rohelisega tehtud nüüd need teemad ja need organid, mille sellist tervist ja sellist konditsiooni saab siis hormoonasendusraviga mõjutada.
Need on siis eeskätt see ajutegevus, kuumatood, samamoodi see kognitiivne või see ajuudu ja unehäired, samamoodi seksuaalhäiretele, olenevalt sellest häirest ja häire põhjusest muidugi, aga tihtipeale ka on väga suur efekt. Samamoodi loomulikult tupekuivus ja hormonaalsest puudulikkusest tekkinud põievaevused ning selle kasutamise ajal, see küll läheb hiljem üle, mis puudutab nüüd seda luu õrenemist. Nii et aga kasutamise ajal kindlasti see östrogeense hormooni juurdeandmine ei lase luudel nii kiiresti õreneda, kui seda ei kasutaks. Nüüd östradioli kasutamisest praktilise poole pealt, et kuidas seda saab siis kasutada. Klassikaline on muidugi tablett. Tänapäeval müüakse meil sellist väga mugavat nahakaudset pihustit, et kas 1, 2 või 3 spreid päevas, et olenevalt enesetunde järgi. On olemas ka nahakaudne keel ja siis, kui on juhtivad just need tupevaevused, ka näiteks seal juba 65 pluss, või siis põie, et siis on lokaalne ravi. Et see, mis on nüüd suu kaudu või naha kaudu, sellel sellist tupe mõju on natukene vähem, et sellest tihtipeale ei piisa. Ja vajadusel võib ka neid mõlemaid kombineerida, et siis kas naha kaudu või suu kaudu ja lisaks siis veel tupe kaudu, kui seal on juhtivad kaebused. Nii et natukene nüüd sõltub, et kuidas see hormoon meie kehasse jõuab, see kasutatav hormoon, siis algab tema niisugune lõhustamine või metabolism meie kehas ja natuke sellest sõltub ka kõrvaltoimete profiil. Nüüd on teada see, et kui emakas on naisel alles, on meil ju väike osa naisi, kellel on mõne haiguse tõttu emakas eemaldatud, siis nad saavadki ainult östradioli kasutada. Aga kui on emakas alles, siis ainult östrogeense mõju tasakaalustamiseks just emaka limaskestale on alati vajalik juurde kasutada kollaskeha hormooni, progesterooni või progestiini. Ja nendel naistel ka, kellel on olnud kunagi diagnoositud endometrioos, siis puhast östradioli peaks kasutama või tsükliliselt, et siis samamoodi östradiool pluss kollaskeha hormoon. Ja selline teadmine ka veel, et ütleme varasemalt uuringute tulemusi tihtipeale ei saa võrrelda sellega, mis meil praegu on, kuna varasemalt ei olnud kasutusel niinimetatud bioidentsed molekulid, ehk siis need samad molekulid, mida munasari ise toodab, östradiool ja progesteroon. Varasemalt olid nende sarnased ained, millel oli ka mõju teistsugustele retseptoritele ja olid ka teised mõjud, nii et seetõttu meil on selline ajastu saabunud, et meil valdavalt on praegu kasutusel bioidentsed molekulid, täpselt samasugune molekul, mida toodab munasari ja seetõttu on see kasutamine läinud palju inimsõbralikumaks igas mõttes. Nüüd östradioli kasutamine, veel kord, miks see nahakaudne kasutamine on praegu siiski võiks olla number 1, sest siis ei ole suurenenud venoosse trombemboolia risk. Et kui me väga suures doosis võtame puhast östrogeenset hormooni, nii nagu te teate pillidega, seal on muidugi sadu kordi suurem, ütleme see toime või niisugune biosaadavus võrreldes nüüd selle hormoonasendusraviga, et me teame, et näiteks pillikasutajatel miks ei tohi kasutada, need, kes siis on mõnest trombist nagu ohustatud. Siin, ütleme, see ei ole nii aktuaalne ja ütleme, seda riski isegi siis ei ole leitud, kui on nahakaudne kasutamine, et ta ei lähe koheselt, ei aktiveeri makse ja tänu sellele on see niimoodi. Ja nahakaudne östradioli kasutamine on kindlasti eelistatud nendel naistel, kellel on ülekaalrasvumine, kuna siis on juba venoosse trombemboolia risk suurenenud, naistel, kes suitsetavad, kellel kaaseb kõrgem vererõhk, kellel on diabeet, sapiteede probleemid, kellel on vererasvades juba probleemid, muutused, ja kellel on meessuguhormooni puudulikkuse ilmingud. Nüüd, millist kollaskeha hormooni siis juurde kasutada kõigil neil naistel, kellel on emakas alles? Kollaskeha hormoon, ütleme, üldnimetus on progestogeen, et siin ka mitte segi ajada, ainus siis naturaalne, ehk siis selline, mida keha toodab. Naturaalne progestogeen on progesteroon. Kollaskeha hormoon ja selle mõju erinevalt siis nendest sünteesitutest on just see, et tema mõju on suunatud ainult siis progesterooni retseptoritele. Kõik sünteetilised progestogeenid on progestiinid ja vot nemad on küll väga tugeva toimega progesterooni retseptoritele, aga olenevalt nüüd sellest molekulist on neil ka erinevad mõjud teistele retseptoritele ja seetõttu ei saa näiteks võrrelda uuringutes ka hormoonravi, kus on kasutatud progesteroon või progestiin ja panna neid ühte patta.
et need on ikkagi oma toimelt ja pikaajalistelt efektidelt erinevad molekulid, et seda lihtsalt silmas pidada, kui on hormoonasendusravi valimine. Rinnavähk on kindlasti üks väga aktuaalne teema nii Eestis kui kogu arenenud maailmas ja kindlasti hormoonasendusravi puhul peab olema käidud sõeluuringus, peab olema veendunud, et rind on korras ja muidu ka, kuna see on nii levinud haigus, siis kutsun kõiki üles kasutama kõiki võimalusi oma rindu profülaktiliselt kontrollida. Aga ma tahaksin selle slaidiga, see on Suurbritannia slaid siit 2015, panna nagu selle rinnavähi riski konteksti, et see on kindlasti üks suuremaid hirme, mille pärast ei juleta ka isegi, kui on väga elukvaliteet nii-öelda pihta saanud, ikkagi ei juleta hormoonasendusravi kasutada, kuna on selline tunne, et äkki ma tekitan sellega rinnavähi. No praeguseks on siis teada see, siin on toodud siis esmashaigestumus 1050 kuni 59 aastase naise kohta järgneva 5 aasta jooksul siis rinnavähki. Et Suurbritannias on see välja arvutatud, Eestis minu teada seda tüüpi uuringuid ei ole tehtud, aga Suurbritannias on siis toona leitud niimoodi, et 23 juhtu siis on esmashaigestumist selles vanusrühmas siis leitakse 1000 naise kohta. Nüüd nendel naistel, kes saavad nende vanade progestiinidega, mida ma just eelmisel slaidil selgitasin, mitte progesterooniga, saavad hormoonasendusravi, nendel siis lisandub 4 lisajuhtu. Te näete, see baastase on nii-öelda see sinine ja 4 naist nagu juures. Nüüd need naised, kellel emakas on eemaldatud ja kes saavad kasutada ainult östradiooli, nendel on üllatus 4 juhtu vähem diagnoositud, kui on see baaspopulatsiooni haigestumisrisk. Nüüd need naised, kes on hiljuti kasutanud, see risk taandub siis, kui see kasutamine jääb rohkem kui 10 aastat varasemasse perioodi, aga kui hiljuti on kasutanud just kombineeritud rasestumisvastaseid pille, siis nendel on ka 4 lisajuhtu juures, aga see risk taandub siis ajaga. Siis on 5 lisajuhtu neil, kes kasutavad 2 või enam alkoholiühikut päevas. See on ikka paar klaasi veini päevas või mõnda kangemat värki, et te näeksite, et see pidev näiteks selline igaõhtune võib-olla veini joomine tegelikult vähi aspektist ei ole nagu hea mõte. Nüüd 3 juhtu juures nendel, kes suitsetavad. Nii et kui panna siit erinevad riskitegurid kokku, siis saab vaadata, et kui palju nagu nendest asjadest siis kokku või tuleb või vähemaks jääb. Aga ma juhin väga tähelepanu ja nagu ma mainisin, siis üle poolte naistest on meil Eestis ja ka mujal maailmas on see number veelgi märkimisväärsem, on ikkagi kas ülekaalulised või rasvunud ja siin on toodud, et kui ikkagi see kehamassiindeks juba on seal 30 ja enam, see ei ole ka jälle niimoodi, et punkti pealt, vaid ikkagi on see alati mingi kontiinum, et siis tuleb juurde lausa 24 lisajuhtu. Nii et kui võtta ainult need naised, kellel baas on nii-öelda 23 ja valida sealt välja need, kes on 30 ja enam kehamassiindeksiga, siis on poole rohkem rinnavähki, et te näete, kui oluline tegur see on. Ja nüüd jälle vastupidiselt, kellel on vähemalt 2,5 tundi nädalas saavad endale lubada või suudavad ennast kodust välja ajada, teha füüsilist koormust, siis on juba 7 juhtu vähem. Nii et see inimene on ikkagi tervik. Ja mida ma selle slaidiga tahan öelda, on see, et hormoonasendusravi puhul loomulikult peab vaatama, et need, kellel on rinnavähk diagnoositud, ei saa kasutada ja kellel on ta ka ära ravitud, ei saa kasutada tänaste seisukohtade järgi. Aga suurem mõjur on siiski eluviis, et me peame siis vaatama, et me paneme nagu oma pildi kokku nii-öelda. Ja kuidas leida see doos õige, et kas siis kõigile naistele sobib üks ja sama doos, et ravimil on ikka üks ja ainuke doos, mis seal paki sees on. Et selline optimaalne doos saadakse tegelikult proovimisega, et kui sümptomid taanduvad, eriti kuumahood ja unehäired, võib olla niimoodi, et me ei saa tagasi sellist olukorda, nagu meil oli 20-aastaselt, aga kui nad ikkagi taanduvad, siis see ongi juba see õige doos. Ja juhin veel tähelepanu, et kui see menstruatsioon on ära lõppenud seal kuni 45, et siis on meil tegelikult hormoonasendusravi oluliselt enam näidustatud, isegi doosid suuremad ja kindlasti tuleks vähemalt 52. eluaastani siis kasutada. Ja ongi sellest, et kui kaua muidu kasutada, et maksimaalse kasu saamiseks, siis nagu ma mainisin, peaks alustama võimalikult kohe ja igal juhul esimese 10 aasta jooksul pärast menstruatsioonide lakkamist, enamasti need suured
nii-öelda postmenopausi kaebused esinevad ikkagi esimestel aastatel. Nii et võimalikult kohe, et sellest saada nagu efekti. Ja tegelikult tänaseks päevaks on öeldud niimoodi, et piirangud selles kasutamise pikkuses ei ole, et see on individuaalne otsus. Kui on selline tunne, et tahaks vaadata, kuidas on olemine ilma hormoonasendusravita, siis tuleb teha lihtsalt väike vahe ja vaadata, et kuidas olemine on, kas kaebused tulevad tagasi või loomulikult, kui mingid terviseteemad tekivad, et siis need ära lahendada ja siis jätkata. Ja nagu ma ütlesin, et kui see on liiga varase menstruatsioon lakanud, siis vähemalt 52. eluaastani. Niimoodi. Ja lõpetuseks mul on nüüd 3 slaidi, mis ma tahaksingi panna nagu selline südamele, et me peame enda kere eest ikka kõik ise hoolitsema, et ega keegi teine seda ikka ei tee ja arstiga muidugi ka nõu pidama. Et olen kasutanud sellist terminit nagu isiklik vananemise plaan, et me ei saa öelda, et näiteks kõik dieedid või toiduvalikud sobivad kõigile inimestele või igasugune liikumine, et võib-olla keegi, kellel on suur aed või töö ongi füüsiline, et siis me ei pea rääkima siin, et mine kõndima veel, eks ole, et me peame alati vaatama individuaalselt, aga mida ma tahan tähelepanu juhtida, et on nagu mingisugune selline struktuur, mida tasub enda jaoks nagu kaardistada ja enda aspektist läbi mõelda ja siis vaadata, et kas on mingeid asju, mida ma peaksin edasi uurima või korrigeerima või jälgima rohkem või mingeid ravimeid juurde võtma, minu pärast on see vererõhk või kolesterool või veresuhkur, et seda ma nimetangi isiklikuks vananemise plaaniks ja seda kindlasti hakata mõtlema ikka juba 40+ vanuses, kui mitte varem. Esimene punkt on see, et mõelda ikkagi sellele, millised haigused ja millises vanuses on tabanud minu vanemaid, vanavanemaid, õdesid, vendasid, et kas jookseb läbi mingi muster, millele ma peaksin tähelepanu pöörama, on see näiteks kõrge vererõhk või on see ülekaal või midagi, et mida ma peaksin nagu äkki saan ise vältida. Teisalt kindlasti peaks inimesed teadma, kui suur nende vererõhk on, et eriti selles ülemineku eas see hakkab kuidagi kolinal kõikuma. Et ma näen lihtsalt oma patsiente, kes, kui mina siis selles vanuses, kui tullakse menopausi kaebustega või postmenopausi kaebustega ja küsin vererõhku, et siis tegelikult inimene tunnistab, et ega ma polegi aastaid mõõtnud. Et kui varem ei ole, siis see on kindlasti aeg, millal mõõta. Kindlasti, milline on minu kehakaal ja vöö ümbermõõt ja ma tahangi juhtida tähelepanu, kallid kuulajad, et see kehamassi indeks on niisugune standard, mida kasutatakse uuringutes ja nii edasi. Kui me vaatame ennast, siis mis meil kõige olulisem saavutus peaks olema see, et meie vöö ümbermõõt jääb väiksemaks, kui on meie puusa ümbermõõt. Et kui me suudame seda niimoodi, seal on oma valemid, te saate Tervise Arengu Instituudi lehelt näiteks neid vaadata, et kui seda suuta säilitada, siis on juba väga suur samm oma tervise heaks tehtud. Kindlasti uurida, milline on minu vererasvade, kolesteroolid, triiglütseriidid. Väga hea patsiendi info on meie ITK lehe peal, vaadake seal patsiendi infomaterjal, düslipideemiad, et milline on minu vererasvade tase ja milline on minu veresuhkru tase. Siis, nagu ma mainisin, see iganädalane füüsiline koormus on äärmiselt oluline ka pahaloomuliste kasvajate ennetamiseks, lisaks muule sellele, et meil ei oleks, et meil need viimased eluaastad oleksid tervena elatud, et me ei kuuluks sellesse rühma, kellel ei ole tervena elatud need viimased eluaastad või aastakümned. Nii et see füüsiline koormus peab olema optimaalne, et endale planeerida igaks päevaks 1 tund mingisugust tegevust vähemalt. Kas minu uneaeg on piisav? Kas minu toitumine on mitmekülgne? Mõelda oma toiduvalikud, kellaajad, kõik läbi. Kuulake kas või näiteks Mihkel Silmeri väga suurepäraseid loenguid on nii meedias, kui ma saan aru YouTube'is siis sellest toitumise teemal. Meie Eesti autor ja professor ja väga põhjalikult uurinud. Siis kindlasti käia nendes sõeluuringutes, mida riigi poolt on pakutud. Ja kui on perekonnas ikkagi kalduvus, siis kindlasti hakata oma näiteks rinnavähi osas ennast ikka laskma kontrollida juba varem. Et ega keegi minema ei saada, kui on mure. Jämesoole vähisõeluuring pakutakse praegu ja luuõrenemise riski hindamine samamoodi. Kui on lähisugulastel ikkagi seal vanemas eas väiksed kukkumised, luumurrud, et siis hakata mõtlema, et kas on endal ka mingi eelsoodumus või on mingid kaasuvad haigused või ravimid, mis võivad luuõrenemist põhjustada. Kui menstruatsioon jääb ära ja tekivad ootamatud kaebused, siis ikkagi mõelda, et kas mina olen nüüd see inimene, kes saaks nagu ikkagi kasu hormoonasendusravist östradioliga, et pöörduda naistearstile.
Kindlasti, kellel on ülekaal, vaadata, et kas on ka väga ütleme liigne polster, ta on selline põletikuline. Seal vabaneb väga palju bioaktiivseid aineid, mis on väga toksilised ja ütleme, üks marker on selline väike C-reaktiivse valgu tõus, mis näitab sellist kroonilist põletikku. See on pikaajaliselt halvav ikkagi kehale. Praegu soovitavad meie kardioloogid ühe korra elus määrata sellist ainet nagu lipoproteiin A. Et see näitab siis perekondlikku eelsoodumust südame-veresoonkonna haigusteks. See peamine surmapõhjus on ikkagi ju ja ka haigestumise, invaliidistumise põhjus on veresoonkonna haigused. See on infarkt, insult, eeskätt ja meil on, meie käes on väga suur jõud seda võimalikult edasi lükata ja võimalikult ohjes hoida. Vahel on need ülemineku ja kaebused väga sarnased ka sellele, kui on näiteks kilpnäärmehormoonide üle- või alatalitus, et vahel on ka selle määramine aktuaalne. Kindlasti teha oma hambad ja igemed korda, arvestades järgnevat kolmandikku eluperioodist, et nii kaua kui veel tööl käite ja raha on, et siis tuleks see ikkagi tulevikule mõeldes korda saada. See mõjutab kogu keha tervist. Praegu oli populaarne geenitoorrus, sealt te saate vaadata oma individuaalseid riske. Kindlasti vaadata, milline on uni, milline on ka kaaslase uni, kui te kellegagi koos juhtute magama, et kui esinevad sellised unekatkestused, siis me teame, et see on vanemas eas kõrgenenud vererõhu, insuldi, tromboosi, südame isheemiatõve riskiteguriteks või vanemas eas võivad kaasneda aga eluohtlikud südamerütmihäired. Nii et kui selline unekatkestus, korraks vajuvad hingamisteed kokku, kui see esineb, siis sellesse tuleb väga tõsiselt suhtuda. Ja samuti naistele veel, et milline oli minu raseduse kulg. Kui on olnud rasedusaegne diabeet, siis on teada, et teist tüüpi diabeedirisk suureneb lausa 10 korda vanemas eas ja samuti erinevate keha niisuguse tasakaalu, metaboolne sündroom nimetatakse, ka kroonilise neeruhaiguse, jälle südame-veresoonkonna haiguste, et kui rasedusaegne diabeet on olnud, siis tuleks tervist natuke täpsemalt jälgida. Või kui on olnud preeklampsia raseduse ajal või mõlemad siis veel hoopis hull. Et siis tuleb lihtsalt rohkem oma tervisele tähelepanu pöörata ja teada seda, et osad riskid on suurenenud, erinevalt siis nendest naistest, kellel raseduse ajal neid situatsioone ei olnud. Selle ülemineku ea kohta palus üks kirjastus Pilgrim siin eelmisel aastal ka minul ühe peatüki kirjutada, nii et nii selle hormoonasendusravi kui oma keha ja tervise jälgimise ja tervisemomentidega seksuaalsuse ja ka lapse saamise teemadel olen ma selles raamatus kirjutanud. Nii et see tänase loengu materjal on mingi väike põgus kontsentraat võib-olla ka sellest informatsioonist, mis siin raamatus kirjas on minu poolt. Nii et siit saab juurde lugeda, kui kellelgi soovi on. Aitäh kõigile kuulamast ja püsigem siis terved ja hoidkem oma keha seal, tehkem ise oma keha heaks nii palju kui võimalik on, eriti ülemineku eas ja eriti selle arvestusega, et me tahame kõik püsida sellised tegusad kuni kõrge vanaduseni. Aitäh!